vaata, see on ju loodusliku elemendina. See töödeldud küll olla ei saa, sest töötlusosa on, vaat see on nagu murde osa, nagu saad aru. Või kuidas sulle tundub? No see on inimeste poolt tehtud need augud, mis siin teeb, see on naha. Ja ilmselt kaasaegsed inimesed, sest kui tuleks väikeste rohkudega kultuse kivid, siis oleks... Ei, see on naha, see on ka naha. Ei oleks nii sügavad ja oleks vabamad. Aga see, saad aru, et just see vorm ja see on nagu ära murtud ja see on... Aga siin on kindlasti ta on väga müstiline, minu jaoks on ta sõnumit ta nagu kannab, aga ta ei anna veel sellele tulemist mulle informatsiooni. Ma tükk aega selle kivi. Ta ei anna selget infot, müstiline ja saladus. Mis on nagu lahti seletata. Aga seda ma olen kohe pikalt mõelnud ja seda kivi ringi ma olen arutanud seda pikalt. Puudest ma saan aru, puud räägivad, aga kividega ma ei ole veel rääkima saanud hakata. Kas voolama? Ja Kernus ei ole kuskil niisugust tugevat voolu tund kui siin. No, ma räägin, siin on mina ütlen, et see on nagu energia omas mahlas, et see puu elabki omas eri eksistentsis, ta ei võta kosmist, ta võtab selle maapinnast energia ja tõuseb üles ja langeb tagasi. Vaadake, kui tugev puu, ütleme, kroon või väli on selle puu otse võra ümber, aga üles läheb väga peeneks, panete tähele, ja kohe katkendlikud jooned tekib. Praegu ma seda ratikuliiti ei tunne, aga kui ma kogu aeg käisin, siis ma valuda isiga. Nii et see puu ravis sind, istusid ja said ravida. Ja siin on oma nektariin ja väli nagu ümber. Võib tagasi minna, aga praegu küll ei tunne. Jah. Sa pead end tükk aega vabaks võtma. See on selle koha väljal väga hea. No see on ju tõrvalik. Vaata, ta vabad nii kõrvased. See on kui tõrvalik, jah. Taulge. Ma ei näe, on ta peidus juba. Ka nelk on siin kusagil, ma ei tea, kas see sama kuhmas. Kartuusi ja kartuusis muu. Aida vanna või akna peale. Rohevorm hästi tugevalt läheb niimoodi, aga ta läheb niimoodi, et ta läheb pulseerub alla, vaat kui see rohu kamaraga muutub, vaat see läheb niimoodi nagu alla, vaat niimoodi nagu kiirga. Aga ta nagu otseselt üles ei kiirga, vaid vastupidi nagu neelab sisse endale. Et tal on nagu ka, ega siis kõik ei ju üles ei hinga seda ioniseerida õhumolekule, seda plussi, aga tegelikult ka on elukohad, kes tekitatud seos. Loora kõige suuremad mehed. Või see on toodud ikka, jah? Ja toodud, 500-600 aastat tagasi, keskajal. Võib-olla keskajal. Mungad tõid ja siis need kirikuõpetajad Saksamaalt, kus nad tõid. Ta on natuke loomutud. Ja palju siin ka katlu ja... Jah, ta võis olla see mõte ka ja palju seda kanti nii peadle, et ta peab peekokku. Selle kui tugev käinud, siis on mõtlenud. Seal on nii kasvanud, kus saada üldse kutsuda. Jah. Ei ole veesoont, ei ole, aga ta mingid energiaväljad omavahel seosed on küll siin olemas, aga ta vesi on ümberringi, aga ta ei ole veesoon otse. Ta jääb veesoone peale, veesoon on päris suure pinnaga hoiab siin. Aga vaat siin on huvitav, vaat kus puu otsib toitu omale, tasakaalustavat toitu just
läheb just sinna, ütleme, kuivavasse pinda, kuna see on niivõrd tugev niiske pind, siis ta otsib omal kuivemat õhuenergiat või just toidus. Kuna siin on niiskut nii suur ja siin on ka seisa ala muidugi väga suur. Maades on see, ütleme, seisave lasumid on siin mitu tükki. Selleks kahedeks ja vaata, otsibki. Ei, ta ei ole kaljokiirgus, ta on nagu toitleda, vaata, see on niiskus. Niiskust on palju, on ju. Puujuured tahad saada aga vastupidist, on ju, seda kuivante siis ta nüüd otsibki endal sellise koha, kus tema saaks nagu kuivemat õhu toitu, et niiskust vähendada, oma kehas väljundada niiskust nagu, ta vajab kuivemat toitu. Siin on seda kaljukiirgus, selles kohas on küll nüüd seda kaljukiirgus kohe julgelt tunda. Et siin ta nagu jagab laiali selle kiirguse, mis ta nüüd annab ja jagab oma oksidega viib üles ja tagasi. Siin on kaljukiirgus tunda, mida sa enne nüüd rääkida. Vaat siin on küll seda kaljukiirgus vaadata. Ja siit hakkab siit pihta. Sama kiirgusvoon hakkab siit pihta juba. Korrektiivne pardal hiinaks. Siit oleme peal. Alati kokkuleppida, et varvast eest hakkab minul pihta informatsioon. Võtta ära. Vaatame, kui kõrgelt see kiirgus pihta hakkab. Ja kõrguste fooni tundlikkus saab kontrollida siis seda, et paned käsi on informatsiooni vastuvõtja, siis sa tunned, et kui see informatsioon, kui kõrgelt tundnud, siit hakkab pihta, siin ei ole mitte midagi. Lähen siia olevat, siit hakkab see kiirgus pihta. Et vaatame siit korra, kuidas see kiirgus ikka sama. Ja siin on juba kõrge. Ja siin on tagasi, mitte midagi. Nii kui käe alla asem, kohe läheb. Siin on see kiirgus hästi tuntav. Aga ta ei ole muidugi mitte väga positiivne. Näed, iseenesest on juba koor on ära kulunud, ta on nii palju intensiivne kiirguse voon. Isegi, et ta ei suuda seda koort piltlikult keele kasutada. Aga nüüd saaliks on ta läbi midagi ja seal on terijogi. Vaat see on juba kaljukiirguse moodi, mida ma enne nüüd näinud ei ole Soomes. No ma ei ole Soomes vaatanud nii väga. Neid asju mul ei ole vaja läinud. Aga see kiirgus tulebki siis vaata. See kiirgus juurega nii poole. Jaa, ta tuleb. Ta läheb kõrvale. Ta läheb allame. Mida on vabalt, mida on tikku. Seda saab kasvada. Seisava lasumid maa, sest niiskõhu koopad. Näed, vaata, kus tegelikult siin ei ole keegi keeranud, aga näed, sama kibuvits kasvab, aga näe, seest on tühi, näed. Ja kui sa paned tähele, see kasvutingus on, vaat kui hea kasvutingus sealt temal on seal. Aga siin on väli väike ja vaata, kus on kohe erinevad energiapinnad. Kus on temal soodus kasvada, kus tal on ebasoodus ja seest on tühi, seal tema ei saaks siis olla. Sest näed, aga seal on küll, näed, aga nii palju tugev lomp, aga raudrohi on naha, kõrvenõges. Kõrvenõges kasvabki seise vete lasumite peal. Näed, kõrvenõgest on naha siin. Ja vaat seal pool on see, just selle siis seisave lasumi külje pool läks sinna poole. Siin on väga hästi kohe, väga viiselt on kohe naha. Ja siis see ka, mis on see kollane lill, see on see Ülasel on, jah? Ülasel on. Et siin tekib see väljaenergia, aga ta siin nagu muudab ja tõusub uuest üles, vaid niimoodi, et ta muudab, sest ülalpool juba oksad veel tekivad, aga väga puhad on naha pool. See ei ole ütleme puukrooni ümber. Kui puu on heas õigesse kohta asetatud või loodud puukroon peaks ühtlaselt ümber olema. No võta see kass seal, hoopis teine väli. Teine energia. Ja oi, ta on kohe tugevalt, kohe näed, kui tugev, selline tumeroheline, selline jõuline energia on kohe peal. See on nüüd looduslik energia, et vaata, kui tugev energia, et nii palju tugev impulseeriv energia, vaata, et avab, näed, koor ei suuda ka nagu selles piirus nagu ühtlaselt kinni katta. Et nii palju energiat, mis järjest muudavad seda pinda.
ja see on nagu rohkem väline energia, mitte selle puu sisemes, aga siin puu välja ümber tekib energia. Mitte selle puu sisemusest juure kohal, aga välja ümber on selline väga impulseeriv energia, mis on tekkinud ka selle puu või nähtamatu energia tekitanud nagu ringi siia ümber. See on ringi väli. Mitte selle puu sisemust tuleb. Puu maad otse ei tule, vaid siin on nagu, vaata nagu ütleme, et ringid, energiaringid on. Kui me paneme siin tööle, siis paned siin vitsad tööle, vaata, kui see energiaring mitte hakkab, sinul on kokkuleppe alati vaadake kui arv otsa. Sest, et igaühel on vitsad eri kaugus. Selle, et mina olen kokku leppinud, et kui me saaks ühtemoodi mõõt tuleb, siis me lepime kokku, kas varvast eest või kanna tagant hakkab mõõt tuleb pikk. Siis hakkab tulema minu hakkab informatsioon, kui jaatav vorm on, palun näite minu jaatavat vormi, näete, mis mul läheb lahti, aitäh. Ja palun näite minu õitavat vormi, läheb kokku, aitäh. Neid ma ei kasuta, need on väga tunded, et neid ma kasutan tegelikult inimese aura mõõt, mitte tegelikult. Aga nüüd ma hakkan, kuna mul on ma ei hakkan teise auku võtta, nii. Näete, olen peal juba. Tulen tagasi. Lähen, näed. Näed, olen peal. No ja nüüd võtan näiteks, hakkan minema ja nüüd vaatan selle välja suur. Kui suur on selle energiaväli, potentsiaalne väli tema ümber. Näed, tulen siia, olen sees. Nüüd olen välja peal. Siit ta vähem. Siit ta läheb kokku, aga siit ta läheb uuesti. Siin ta läheb kokku. Aga küllaltki suur väli, aga siin ta läheb kokku, näed. Mis selle puuga lahti? No siin on ju täitsa musta. Siin on ju väga tugevad musta. Vaat see sama puu tahtis ära kõndida. Näed, see on vähk kasvas ja siin on täielikult süsimaad. Isegi rohi ei kasva. Kui ta paned tähele, et kui igal pool on ka, siin ei ole ju nii tihe võrgustik ja valgus peaks siin olema, on ju, aga rohi taha kasvada. See on neelukoht või maa neelukoht või maa sisekoht, kus ta maa ise puhastab ennast. Maa puhastada kohad, vaat siin on hea, ütleme, enne kui sa hakkad ravima, vaat nagu ütleme, Kirna või Tarmo ütles, vaat siin võiksid käia ennem seda vana energiat maha andmas. Tarmo, tema kohe puhastab. Ja puhastab väli on jah, siin ei kasva ka rohi ega midagi, kui ta paned tähele. Ja see sama üks puu, mis on siin kasvanud, kui ta paned tähele, kui raske on selle kasvu tingimus siin on. Kõik on siin väiksed ja kiduvad, need kuivad. Jaa, ma räägin, et kidumine kuivad ja ei saagi siin keskkonnad kasvada. Siin ei saa pikka aega viibida. Natuke aega küll, aga mitte pikka aega. Tema ebasoodne väli, vaata, kus ta ennast lõhub, vaata, kui haige ta on. Näed, kui haige puu see on. Siin on väga tugevad mingid energiat, mis temale looduslik kasvu tingimus ei ole hea. Ja ta on väga raskesti haige, nagu puu vormina. See kaskelt see või? See on kask, aga ta on haige kask. Ta on haige, ta on vale koha peale istutud, ta ei suuda selle koha peale kasvada. Jaa, aga sa vaatad, et need lehed avanevad, et ta ei suuda selle kohas keskkonnad kasvada. Väga laiad aastaliigid. Kui need tühimikud tekib millest? Tekib see energiapööris ja pidev uue energia tootmine on ja kui üks energia ei suuda veel salvestada sellesse, ütleme puu välja, siis juba tuleb uud energia peale seda. Ja ka, kui inimene ka seda pikka aega selle koha peal magab, tugev energia saab samamoodi haigestub, nagu ta haigestub ka ütleme negatiivse koha. Siin on vaba käsi tees, kuidas me siin energiasampu peame. Aga see nahaga, vaata samad need pöörde on siit nahaga, vaata kuidas see tekib, näed, vaata. Et rahulikult, igaühel on oma pöörde energia, vaata, kus on nagu igalühel on oma ring, jah. Et siin vaata see sama rahulikkuse vorm, näed, vaat siin tekib see, vaata see sama, näete, kuidas see seos on olemas kohe. Näete? Näed, kui see energia liigub, tekib ja kui see, näed, täpselt näed. Nagu mitu tüve koos, keskelt on mädanenud ja siis need... Ja need ongi, tähendab, vaata, ta ongi nüüd otsib ju omale, ta toob ju lisa energiat siit juurde, seda arvu, et siin ei olegi puukolt, näed. Siin ei ole kolm puud. Aga keskel oli mädanes ära. Aga ta muidugi, saad aru, miks ta ei mädane, siis kui sa oled pideva energiavood, saad aru. Ja liiga palju, samamoodi just mädanud. Pärnad on just sellised. Vähemal on mitu. Ja see on nüüd sees tühjad, aga ise läheb. Täpselt ümber. Ta ei ole üldse, roolides välja hüppab. Kõige võib-olla puhta välja, aga see puhul. Aga kõik vaata, kui neli pikk. See on pöörlebki oma keskkonnad.
ta ei tõuse kõrgemale, see energiaväli ei tõuse kõrgemale, aga ta on omas keskkonnas. Seesama need kivid, siin mängib juba rolli seesama, mis ütlesid, see Soome raudkivi, et ta tekitab maa sees mingisuguse energia peegelduse aga see peegeldus saab olla just selles eksises. Kõik puud kisuvad ühte liht, näed, madalat. Ja seal taevast pääseb minema. See on väga ehte näha. Vaata Soome ütleme kivikallud ja selle formuleeringu puududes kasvab. Aga vaata, kui tugev jõud siin on, et samas ta toetab, et ta ei väsi ära. Et siin on mingisugune toetav energia, mis toetab seda taevakutsida. Aga näed, seda on juba alla pandud ka puud. Ei ole, see on mingisugune männiline. See on männiline, aga see, mis madal on jugapuu. See on jugapuu, jah, see on jugapuu. Mida ma toodab? Energia see maa siis. Tähendab, vaata, siit valgus liigub maapinda ja nüüd ja korrastab seda energiat siin, seda rännikristall peegeldades tagasi. Korrastab seda koha välja, vaata ellu täpsustab selle kristallide elementide koostöö. Aga vaat siin on huvitav, vaat see on see kosmiline energia. Kui sa paned tähele, ükski asi siin ei kasva ka. See on kosmiline energia, mis toidab seda kohta, aga samas ta tõuseb üles. Ja need on need kosmilised energiat, mis liiguvad sealt poolt ka näed. Hästi tugevalt see kosmiline energia, aga ta uuesti tõuseb üles. Aga üles tõustes me näeme ära, kui terava tipuline see on. Vaata, kui terava tipuline see puu on niimoodi. Ja tõuseb uuesti energia üles tagasi kosmosesse. Oleksid mitte puud on, siis ta oleks niikuinii tekkinud liikunud niimoodi. Ega see puu ei loonud, aga see puu pandi selle koha välja kasvama ja ta kasvas täpselt selle informatsiooni järgi. Muidu see energia oleks niikuinii siin liikunud. Nii ja naa. Aga kuna nüüd toodi puu ja puu nagu toob omale kasvu tingimusi. Sellest on ka näha, vaata kui tugev energia siin on, et isegi see oksigi siin ei suuda kasvada. Need koor ei suuda peal olla, näed, vaata, koort pole. Aga on ometi elus, siis see kõik haljendab. Ei haljendab, aga ta ongi, ta toitub sellest ja muidu ta toidab ju. Vaata, kui puu oksad kisuvad ühele poole, vaata niimoodi. Näed, keeravad. Seal ei keera, seal läheb otse. Vaat siin on mingi energia pööris, mis tekib siin. Sest seal pool on oksad, näed oksad. Ei lähe enam, aga siin keeravad ära just. Aga see on puhta. Vaat temal on see jaak. Hästi puhas, üldane väli. Hästi hapnikurikas. Vaata, kui laiaks ta ajab oma seda tasapinda. Makedoonia mänd. See elusjoonelik mänd. Ma tahaks leida, kus on sitkapuus. Sitka lehva ma leidsin. Sitkapuus. Puhas see nii vaadata. Vaat siit tuleb see jõuväli, aga ta ühtlaselt läheb laiali. Kui sa paned tähele, ta läheb ühtlaselt üles, see tähendab ja jagab okstega ühtlaselt laiali. See on väga mõnus. Aga ma olen öeldud, et kui teil inimestel käivad, ütleme, kui te olete männi või kuuse metsas, mitte mänd ei ole, aga kuuse metsas käinud kadakate vahel, siis olge head pärast korrigeerige oma eeterväli ära. Sest et männi või kadaka okste ja kuuse okstega me lõume oma eeter välja, et tera maha. Muidu pole, energiat ei ole. Seal ei ole tal toitu energia, siin on temal see toitev energia, mis seda kohta välja toetab. Seal polegi midagi. Ma arvan, on ühe ala liisikud midagi. Puuvale vastu tõmmata. See on puuvale. Valgud valgud. Jah, aga siin on nagu kahte pidi. Saad aru, ma isegi ei oska öelda, siin on nagu neelav energia, vaat kui sa paned tähele, vaat kui see mänd või see on see männi mingi, aga kasvada ei taha seda keskkonnas, on ju. Sa näed, kui ta ka nagu keegi kisuks talle sisse, vaat aru, et ta tahaks üles tõusta, kõrgem tõusta, aga kisub nagu maasse tagasi uuesti. Hästi tugev neelav väli on. See on näha ka seal, kui sa tegas üks koks, näed, ei tule ühte koks. Siin on nagu tühi väljal koht. Ei kasva ka midagi. Kuigi niisse teda ei kasva ikka.
seda põhimõtteliselt siin on psühholoos ka midagi. Kui ütleme seal Kirnamõises, kus on nagu loodud. Kuna siin on nii palju erinevaid puuvorme üle maailma informatsiooni kokku, siis täna siin hakkab ka isene psüühiline väli siin tööle. Nemad, kellel iga puu kutsub oma energia kohale ja loob oma energia informatsiooni siia ja paneb oma maailma see tööle. Kultuurid. Ja kultuurid, erinevad kultuurid ühe väikese ringi peale kokku pannud. Kui inimesed, ütleme, kõik erinevad, ütleme, rahvused. Ja sa saad läbi ja kellega läbi saab, kellega ei saa, kellega tekib vestlus, kellega ei tekib vestlus. Siin mängib võivad süübitada. Oma keha välja selle uue õitsva energiaga sisse tuua, kuna see õitseb ja just sellest kõige paremas selles tood oma eeter välja seda õitsvat energiat ja kogu oma kehale ja kogu oma sisse võid ka vii eeter välja hingates sisse ja suunates selle ümber organite eeter välja, see on ka väga hea.